19. sajandi kuulus Itaalia helilooja Gioacchino Rossini, seesama, kes kuulsa Sevilla habemeajaja kirjutas ja kust on pärit käibefraasiks saanud Figaro siin, Figaro seal, on kunagi öelnud, et elus on ta nutnud 3 korda. Kõigepealt siis, kui ta esimene ooper läbi kukkus, teiseks siis, kui ta esmakordselt kuulis viiulit mängimas võlur Niccolo Paganinit ning kolmandaks siis, kui restoranis talle toodud küpsetatud kalkun trühvli kastmes serveerimisel põrandale kukkus. Mis teeb selle mulda peitunud seene nii erakordseks ja hinnatuks? Miks nimetatakse teda köögikunsti teemandiks? Miks ta ikkagi nii palju maksab? Ning kas seda aaret võib leida ka Taara tammikust? Neile küsimustele püüamegi nüüd vastata ja otsime trühvleid nii maa alt kui maa pealt. Lõhn ninas kui trühvli koeral leiame Santé Vinoteegist tippkokk Tõnis Saare, kellele trühvlitega köögis žongleerimine on iga sügiseseks oodatud võimaluseks toidukultuuri ühe hõrguma toorainega uusi elamusi luua. Mis teeb trühvlist nii hinnalise ja ihaldusväärse? See aroom, see mingi müstilisus, sellel on mingi salapärane hullutav lõhn, see kas meeldib sulle väga või sa vihkad teda totaalselt. Kas sinul hakkavad ka käed värisema, kui sa trühvliroogasid hakkad valmistama? Ma toon võrdluse alati kaaviariga, et kui kaaviarit või trühvlit serveerida, siis juba võiks teda nagu olla ka, et sul on endal kokana uhke tunne serveerida nagu ilusat, uhket, väärikat toorainet ja kui see roog teda suudab tõsta, et see ei ole maitsetega üle pakutud, siis tegelikult on see väga ilus tulemus. Kui kallis on trühvel? Praegu on trühvlihooaeg alanud. Musta trühvli kilohind võib vabalt olla kuskil 100 eurost kuni 1500. Valge seevastu on nii, et tõstame seda hinda kohe 3-4 korda. Et täna siin on valge trühvel, kelle kilohind on 2600 kuni 3200. Kust regioonidest Eesti köökidesse, Eesti kokkade käsutusse trühvlid peamiselt jõuavad? Need, kes siin täna on, nad on Põhja-Horvaatiast. Itaalia Alba piirkond tegelikult on nagu väga-väga kuulus oma trühvlite poolest. Leitakse väga-väga ilusaid trühvleid täna Inglismaalt, aga tegelikult nagu ühed head kullatükid tulevad Austraaliast hoopis. Vähem on teada, et trühvleid, sealhulgas söödavaid, võib leida ka Eesti metsadest. Soovimaks veenduda, et 3000 eurose kilohinnaga metsakulda tõesti ka Vanemuise murumaal leida võib, komplekteeris täistund unelmate tiimi koosseisus maailma üks enim tsiteeritud seeneteadlasi Leho Tedersoo ja trühvlite otsingule spetsialiseerunud Itaalia vesikoerad Mimi ja Zoom koos nende perenaise Karoliina Kansiga, et siirduda varasügisesse Eesti metsa trühvlijahile erivarustuses. Demonstreeri palun seda varustust, mis sul kaasas on. See on siis põhimõtteliselt niisugune klassikaline kartulikonks või? Ta tõmbab mulla pinnas olevad juured ilusti puruks, nii et sealt vahelt tulevad need trühvlid hästi välja. Et inimene on loomult laisk ja konksuga kogu metsaalust läbi sonkida ei viitsi, pöördus ta suurema tööviljakuse saavutamiseks aastasadu tagasi loomade poole. Kõigepealt sead ja siis juba koerad. Koera nina on väga-väga tundlik igasugustele lõhnadele, et iseenesest trühvlilõhn on neile, ma arvan, isegi üks kergematest lõhnadest, mida leida. Aga miks sigade juurest koerte juurde jõuti? Kas see vastab tõele, et sead kippusid kõik leitud trühvlid ise nahka panema? Ja see vastab tõele, et koer on lihtsamini õpetatav ja nii-öelda ise selle trühvli kätte saamine on tõenäosem kui koos seaga, aga koerad väga armastavad neid trühvleid ise süüa ka tegelikult. Saanud ekspeditsioonil osalejatega tuttavaks, siirdumegi metsa. Kuidas trühvlid, mis on ju seened ja puud, kuidas nad teineteist leida oskavad? No kõigepealt peavad trühvlite eosed kuskil idanema. Puude juurtel moodustub selline mükoriisa ehk seenjuure sümbioos, kus siis seen annab puule mullas olevaid mineraalaineid ja puu annab seenele omakorda süsinikuühendeid. Kui me siin metsas nüüd ringi käime, siis mulle tundub siin üks selline üsna sobiv koht, sest see on pigem metsaservas, kus on puudele palju valgust. Siin on sellised suured remmelgad, samas ka sarapuud ja tagapool tammed. Mina hakkaksin siit näiteks hea meelega otsima. No aga mõeldud tehtud, laseme koerad tööle. Aga enne tuleb koerad õigesse jahimeeleollu viia. Selleks on Karoliinal kaasas kunsttrühvel, mis kujutab endast trühvlikujulist plastpalli, mille sees peidus päris trühvel ning mis tuleb mulda peita, et Mimi ja Zoom need siis sealt üles otsiksid. Ma olen valmis!
otsi. Mimi tuleb. Tuleb, nii. Otsi. Mimi oli juba päris õige puu all. Ja ta alguses on natukene elevil, siis tal võtab aega. Nüüd ta on praegu päris õiges kohas. Ai, otsi. Sinna üks läks. Jah, nüüd ta leidis. Tublit poiss oled. Ai, super koer. Kuniks Karoliina ja tema Itaalia vesikoerad töötavad, uurin Leholt veidi rohkem trühvlite kohta, mis tegelikult ju pole miskit muud kui üks seeneliikidest. Maailmas on neid liike kuskil paarisaja ümber ja Eestis siis nüüd viimastel andmetel natuke üle 20. Miks ta omal ajal maa alla läks? Mida tal varjata on? Pigem on tal sealt võita kuivades oludes, mulla sees, see viljakeha püsib pikemalt värskena. Teine põhjus kindlasti on see, et nad on siis tekitanud endale ka sellise tugeva lõhna, mis meelitab närilisi ja ka sõralisi, näiteks metskitsi, metssigu. Loomad saavad toitainete rikka ampsu ja trühvlid siis saavad väljaheidete kaudu levitatud. Kui palju nendest kokku paarisajast trühvliliigist, mis on üllatus, ma usun, televaatajatele juba iseenesest söödavad on? No ütleme, üks on hinnatud söögiseen ja võib-olla siis kuni 5 liigist ehk annab teha siis trühvlivõid või mingit muud sellist toodet. Kui näiteks võrrelda meie metsast leitud trühvlit Vahemereäärsest regioonist leitud trühvliga, siis kuidas neid, ütleme, maitse lõhnaomadustelt võrrelda? Ütleme, meil on üks kattuv liik, mis on siis see suvitrühvel. Selle omadused on täielikult kattuvad, nii et võiks vabalt ka neid Eestist leitud viljakehi siis kalli hinnaga kuskil müüa, aga need ülejäänud trühvlid on siis meil sellised väiksed, maksimaalselt siis pöidlaotsa suurused. Neid peetakse siis väheväärtuslikeks. Gastronoomias oleme trühvlite kirjeldamiseks ja nagu kuulsime ka hinnastamiseks harjunud kasutama peamiselt 2 lahterdust, must ja valge trühvel. Palume trühvligurmaanil Tõnis Saarel täpsustada, kui, siis millist neist eelistab tema ja miks. Kui oleks võimalus alati valge triivida kõikide asjade peale, siis võiks ju nagu mõnuga paugutada. Aga mõni päev see ei ole võimalik, siis tuleb võtta mustast kõik see parim osa välja. Aga milles nende peamine vahe seisneb? Eelkõige ma ütleks, et see aromaatsus. Et kui must trühvel on hooajas, siis see loomulikult on ka väga aromaatle tegelane, aga valge on kuidagi nagu kohe teed ekstra Rolls-Royce. On tõesti hästi intensiivne. Kumb on trühvli juures olulisem? Kas lõhn või maitse? Et see nagu värske trühvel oma aromaatsusega on kohati hullutavam ja apetiitsem kui see tugev, vänge, õrnalt gaasiline trühvlimekk. Trühvliga pastaroad on alati klassika, hele linnuliha valge trühvliga on tegelikult nagu, see juba kõlab ju hästi. Samas trühvel armastab nagu puhast maitset, vanaema vahustatud hea õhuline kartulipuder trühvliga. Perfektne hommikul abikaasale valmistada üks siuke scrambled eggs või munapuder, kuhu peale riivida trühvlit. Tegelikult on see perfektne. Panite tähele, rikka inimese hommikusöök, hommikune munapuder valge trühvli viiludega. Magustoitudes trühvel on super kihvt. See võib kasvõi olla hea kvaliteetne vanillijäätis, kuhu peale valget trühvlit riivida. See on tegelikult super kihvt kombo. Trühvel on pigem sooloinstrument, mitte orkestripill. Ta on iseseisvalt see džässartist, kes armastab tõesti soolot teha, aga taust ja see bänd peab kaasa aitama. Jätame Tõnise koos metsakullaga kööki toimetama ja läheme tagasi jahile, et Itaalia trühvlile kodumaine konkurent leida. Täitsa uskumatu. Leho põhimõtteliselt pani 2 korda konksu käppa maha. Sa oled sellise hernetera suuruse seene endale peopesale võtnud. Kui nad on selline valge ja käe all ka küllaltki pehme, siis võib arvata, et tegu on ühe libatrühvli liigiga. Põhimõtteliselt see ei ole inimesele söömiseks mõeldud, see libatrühvel? Jah, need ei ole söödavad. Mini, näita kusin.
Leho leidis Karoliina sealt ühe selle nõndanimetatud libatrühvli. Kas sinu koerad leiavad ka sageli libatrühvleid? Ja oleme leidnud, sest et tegelikult kui ise neid ka nuusutada, siis nad on täitsa trühvlilõhnaga, et meie saame aru sellest, et see on libatrühvel, siis kui me need pooleks lõikame ja näeme, et see ei ole sellist päris õige trühvel. Ja koerad andsid sulle praegu märku, et nad on siit just, kui nad haistavad midagi maas. Jaa, aga ma ei välista, et see juba söödi ära. Sest et huvi kadus ära ja suumatsus. Kasutame võimalust ja saame Mimi ja Zoomiga, kellel, nagu Karoliina ütles, suu just matsus, veidi lähemalt tuttavaks. No Mimi ja Zoom on tõupoolest Romagna veekoerad, ehk et Itaaliast nad pärit on. Itaalia keeles siis see tõug on Lagotto Romagnolo. Aga pärit on nad siit samast Eestist, et minu juures sündinud ja kasvanud. Nad on kunagi aretatud linnukoeraks, aga nüüd neid Itaalias kasutatakse väga aktiivselt trühvlikoerana. Itaalias on Karoliina koerad rohkem trühvleid otsimas käinud. Seal on jaht lihtsalt juba tänu saagi suurusele efektiivsem, kuid leitud on hõrka köögijuveeli korduvalt Eestistki. See on nüüd üleeilne trühvel. Natukene vanaks läinud juba, aga täitsa lõhnab nagu trühvel. Mimi! Ja see nüüd on selles mõttes täitsa normaalse suurusega Eesti trühvel? No ta on ikka suhteliselt pisikene, et me ikkagi oleme leidnud suuremaid, et need pisikesed kipuvad meil endal ka sageli jääma tähelepanuta, et ta sinna mulla sisse kaob ära. Tõnis on vahepeal jõudnud pasta ära keeta ja 2 korda me end kutsuda ei lase. Opa, te tunnete lõhna või? Super. Ta hakkab nagu... Ta lainetab. Ja ta lainetab, ta hakkab nagu mängima hiljem. Põskedes, ta on nagu kuskil siin suulaes, kuidas see nagu maitse nagu ühest küljest hakkab nagu elama. Uimastavasse trühvi pilve mattunud kööki tahakski elama jääda, kuid kokku tuleb võtta ka metsaretk. Peale libatrühvlite meil seekord midagi leida ei õnnestunud. Õnneks oli see varasemalt korda läinud Karoliinal. Tõin teile eelmise aasta hooaja trühvlite võitsis, ehk et on mul seisnud nüüd peaaegu aasta aega sügav külmas ja kohe saate proovida. Super. On trühvli maitset tunda, ikka täitsa intensiivne ja lõhn ja maitse ja kõik täitsa kohe super luks. Jaa, täitsa nagu suvitrühvel. Trühvliampsu kõrvale rääkis Leho enda varasematest trühvliretkedest Eestis. Seni suurimaks saagiks oli ühe Lõuna-Eesti tamme alt leitud suvitrühvel, mis kaalus pea 100 grammi. Kas te selle rakendasite teaduslikel eesmärkidel või lõpuks leidis ta ikkagi tee kööki? No see läks nii 50-60, et osa läks lauale ka ja osa läks viilutatuna paberkottidesse. Üks osa läks veel eksperimentaalseks puude nakatamiseks. Trühvlikasvatuse saladuste paljastamine jääb järgmise loo teemaks. Kui aga ise metsast seda üht köögiooperi tuntuimat aariat otsida soovite ja oskate, sest kohti tuleb ju teada, siis iseenesest aega selleks veel on. Muuseas, kui otsustate ise metsakulla jahile minna, siis on selleks võimalused täitsa olemas. Leho Tedersoo sõnul kestab trühvlihooaeg Eestis kuni maa külmub ja otsida neid tasub. Jutumärkides trühvleid, eneseväljenduse kõrgeimat taset, apogeed, tasub muidugi otsida ka ülekantud tähenduses. Nii nagu õnnestus see laulmises leida meie järgmisel hambaarstiks õppinud kangelasel.